Krimm muutub põrguks Ukraina droonide jõhkra sissetungi all ja surve ei ole enam ainult rindel. Moskva poolt annekteeritud poolsaar sattus sõja keskpunkti reedel 29. mail 2026 pärast rünnakuid Sevastopoli, Simferopoli, Tšankoi, Belbeki ja teede vastu, mida kasutatakse Vene vägede varustamiseks Lõuna-Ukrainas. Kiiev püüab muuta Krimmi, mida varem peeti turvaliseks tavalaks, haavatavaks ja raskesti kaitstavaks piirkonnaks, sest Ukraina on mõistnud, et suudab Vene sõjamasinat kahjustada ka ilma ainult maismaa pealetungile lootmata. Mida see muudab? Kas Krimm muudab Putini haavatavaks? Kuidas see juhtub? Kohe räägin sulle sellest kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja asjalik sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Uus rünnakute laine tabas Krimmi järjestikustel päevadel. Elanikud teatasid plahvatustest ja õhutõrjetegevusest Sevastopolis, Simferopolis ja poolsaare põhjaosas, samal ajal kui Moskva poolt paigaldatud võimud üritasid jätta muljet, et olukord on kontrolli all. 27. mail ütles Sevastopoli Vene juht Mihhail Razvazajev, et kohalikud jõud veetsid öö reageerides droonide ja rakettide kombinatsioonile, sealhulgas kahtlustati Storm Shadow kasutamist. Venemaa väitis, et on need 3 raketti alla tulistanud, kuid juba see, et Sevastopol on taas sihtmärgina uudistes, näitab olukorra tõsidust. Sevastopol on Venemaa Musta mere laevastiku sümboolne ja sõjaline baas, mida Moskva kasutab mereväe kohaloleku, õhutõrje ja juhtimise tagamiseks lõunas. Kui Ukraina siib seda piirkonda, ei püüa ta lihtsalt kära tekitada. Ukraina püüab murda absoluutse kontrolli tunnet, mida Vladimir Putin on alates 2014 aastast müünud, kui ta annekteeris poolsaare ja hakkas seda kohtlema kui puutumatut auhinda. Nüüd sunnib iga häire, iga sireen ja iga tõrje Venemaad kulutama kaitsele, liigutama ressursse ja tunnistama, et tagala pole enam kaitstud. Belbek kerkis selles seerias jõuliselt esile, sest Sevastopoli lähedal asuv sõjaväelennuväli muutus üheks kõige tundlikumaks sihtmärgiks. Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et tabas sealset infrastruktuuri ja õhutõrjesüsteeme, sealhulgas radari, droonikontrolli ja juhtimispunkte. Samuti on olnud teateid varasematest rünnakutest Vene laevade vastu. Musta mere laevastiku rajatiste ja ühe sõjalennupi pihta. Kiievi jaoks tekitab selline tegevus Vene kilbis auke. Moskva jaoks kasvab probleem, sest iga tabatud süsteem raskendab järgmise sihtmärgi kaitsmist. Tšankoi oli samuti pingete keskmes. Linn asub Krimmi põhjaosas ja seal asub oluline sõjaline infrastruktuur, sealhulgas lennubaas. Mai alguses väitis Kremli määratud ametnik, et Ukraina droonirünnak tappis piirkonnas 5 inimest. Kiiev ei käsitle Krimmi neutraalse territooriumina, vaid kui Venemaa okupatsiooni sõjalist osa. Ukraina seisukoht on, et Moskva kasutab poolsaart vägede, kütuse, laskemoona, radarite ja lennukite liigutamiseks. Seetõttu ei sihi kampaania ainult ühte kohta. See kulutab mehhanismi mitmes punktis. Rünnak ladude ja kaitsesüsteemide vastu näitab muutust tegutsemisviisis. 29. aprillil teatas Ukraina kindralstaap, et droonid tabasid Vene õhutõrjesüsteemi ja naftaladu okupeeritud Krimmis. Kiievi poolt nimetatud nimekiri hõlmas radarit, õhutõrje juhtimispunkti, laskemoona Pervomaiskis ja kütust Simferopolis. Isegi kui Moskva väidab, et rünnakut tõrjuti, püüab Ukraina tõestada midagi muud. Vene kaitse suudab osa droonidest alla lasta, kuid ei suuda takistada surve kordumist öö pärast ööd. Tee, mis ühendab Venemaad Krimmi ja okupeeritud lõunaosaga, on muutunud teiseks lahtiseks haavaks. Venemaa võimude poolt Novorossijaks nimetatud marsruut kulgeb läbi okupeeritud alade nagu Mariupol, Melitopol ja Simferopol. Just sealt kaudu liiguvad veoautod, kütus, varuosad, laskemoon ja varustus rindele, näiteks Hersonisse ja Zaporižjasse. Ukraina brigaad Nemesis teatas 26. mail, et hakkas sellel marsruudil kasutama ründedroone veoautode ja kütuseautode vastu. Mõju on praktiline. Kui kolonn peatub, ootab ees olev üksus. Kui kütus hilineb, jäävad sõidukid piiratud võimalustega. Kui laskemoon viibib, kaotab Vene surve hoo. Krimmist on saanud sihtmärk, sest see toetab lõunarinnet. Venemaa sõltub 2 peamisest teest poolsaare varustamiseks. Raudteeühendusest Kertši silla kaudu ja maismaa koridorist, mis kulgeb mööda okupeeritud rannikut.
Kiiev sai aru, et pole vaja kõike korraga hävitada. Piisab sellest, kui muuta liikumine riskantsemaks, aeglasemaks ja kallimaks. Just siin sobibki sõna põrgu, pidev kurnamine, kus Venemaa peab samaaegselt kaitsma baasi, teed, radarit, ladu, silda, veokit ja lennuvälja. Putin üritab vastata ränga ähvardusega. Moskva tõstis tooni Kiievi suhtes ja hakkas rääkima rünnakutest otsustuskeskuste ja Ukraina kaitsetööstuse rajatiste vastu. Vene välisminister Sergei Lavrov edastas sõnumiga Marco Rubiole, hoiatades uute rünnakute eest Kiievis ja soovitades Ameerika diplomaatidel lahkuda. Kuid see hoiatus kõlas pigem psühholoogilise surve kui kontrolli näitamisena. Euroopa Liit teatas, et säilitab oma diplomaatilise kohaloleku Kiievis ning Venemaa näitas lõpuks täpselt seda, mida ta tahtis varjata. Ukraina rünnakud tagalas mõjutavad Kremli kalkulatsioone. Vene reaktsioonil on veel üks probleem. Kui Moskva vastab Ukraina linnade pommitamisega, püüab ta näidata jõudu, kuid paljastab samas ka raskused kampaania ohjeldamisel Krimmis. Vene droonilained Ukraina vastu on suurendanud pinget NATO lähistel. Ja juhtum Galates Rumeenias 29. mail muutus veel üheks hoiatuseks, et Moskva eskalatsioon tekitab ohtu väljaspool Ukraina territooriumi. Venemaal endal ilmneb väsimus sõjablogijate ja natsionalistide kommentaarides, kes varem toetasid sissetungi ilma suurema kriitikata. Kaebus ei tule rahu pooldajatelt, vaid sõja toetajatelt, kes on pahased, sest Vene juhtkond lubas turvalisust, kuid nüüd näevad nad droone tabamas tundlikke piirkondi, rafineerimistehaseid, teid ja baase. Putini jaoks on see poliitiliselt ohtlik, sest see näitab rahulolematust ka nende toetajate seas, kes soovisid kiiret võitu, täielikku kontrolli ja jõu näitamist. Ukraina kampaania ühendab samuti Krimmi ründamises sügavamate rünnakutega Venemaa energia- ja logistikataristu vastu. Mais Kiiev kinnitas rünnakut Samaras asuvale Chisrani rafineerimistehasele, mis asub üle 800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Loogika on sama. Vähendada kütust, tulusid ja võimet pidada pikka sõda. Kui Ukraina ründab rafineerimistehast, ladu, teed või lennuvälja, sunnib ta Moskvat kaitsma tohutut territooriumi. See ei lõpeta sõda iseenesest, kuid muudab Venemaa tegevuse keerulisemaks ja takistab Putinit kõiki ressursse ühele rindele koondamast. Praegu toimub vastupidavuse võistlus. Ukraina peab püüdma hoida Krimmi surve all, rünnates korduvalt baase, radareid, ladusid ja varustusteid. Venemaa peab tugevdama õhutõrjet, muutma marsruute, peitma varustust ja vastama Ukraina linnadele rünnakutega, et püüda hirmu taastada. Moskva jaoks seisneb risk selles, et iga uus kaitse, mis Krimmis paigaldatakse, tähendab vähem kaitset mõnes teises kohas. Krimm on keskmes, sest sellest on saanud näide Venemaa eksimusest. Putin annekteeris poolsaare, et näidata püsivat võimu, kuid kaasaegne sõda on suunanud droonid, kiire luure ja täppisrünnakud selle sümboli vastu. Kreml kontrollib endiselt territooriumi, kuid ei kontrolli enam turvatunnet. Vene tagala on nüüd tabatud. Ja järgmine faas sõltub sellest, kes suudab rohkem survet taluda, ilma et oma enda masin puruneks. Mina olen Milson Alves, Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.